Nii, tere! Tere tulemast siis Arvamusfestivali 2021 teise päeva keskele. Meil on algamas siin vahva arutelu. Teavitan teid kõiki sellest, et arutelu salvestatakse ja seda saab hiljem järele vaadata UTTV-s. Selle arutelu on kokku pannud ja ära korraldanud Tartu Ülikooli eetikakeskus, Tartu Ülikooli Filosoofia ja Semiootika instituut ning Mõtteloo keskus. Ja mulle öeldi, et tehke nende sissejuhatustega lühidalt, seda ma plaanin teha. Ühtlasi ma olen aastaid käinud erinevatel aruteludel nii Arvamusfestivalil kui mujal. Iga kord ma alati näen, et kui on tähtsad inimesed, kes hoiavad olulisi positsioone, siis nad harva ütlevad midagi põnevat, sest see võib olla alati kuidagi nagu kahjulik neile. Ja siis ma mõtlesingi, et ma tutvustan inimesi nende eesnimedega, ilma igasuguseid tiitlid lisamata. Siis on lihtsalt 5 toredat tarka inimest laval, kes ei pea nagu ennast tundma kuidagi seotuna mingisuguste positsioonide või mingisuguste asjadega. Ja siis me oleme ühtlasi ka publikuga nagu võrdsemal tasandil. Alguses me võib-olla räägime rohkem omaette, aga siis saab publik ka sõna ja siis saame tekitada niisuguse tõelise arutelu. Nii et siis mina ütlesin, mina olen Mats. Siis on meil siin Lili, Jevgeni, Kadri ja Pärtel. Ja siis programmi järgi me peaksime rääkima vabadusest ja vastutusest. Ja kui tõele au anda, siis tegelikult see oli Pärtli idee. Et ma arvan, et Pärtel võiks selle teema sisse juhatada selles mõttes, et nagu, mis oli sinu sees, mis kriipis, mis niimoodi ei lasknud rahulikult olla, mis ütles sulle, et ma pean tegema sellise arutelu, mis on sellisel teemal ja siis me saame sealt edasi minna juba nagu sisu juurde. No see on nüüd üks teema, mis mind tegelikult on hakanud nagu peas keerlema juba päris mitu aastat. Et meil on ühiskonnas nagu korraga sellist 2 ideoloogiat, mis võib-olla ei mahu väga hästi üksteise kõrvale ära või tegelikult nende vahel tuleb leida mingi kompromiss. Üks on siis selline liberaalne ideoloogia, et meie isik on vaba, meie keha on vaba, meie kõik teod on vabad ja riik on väga halb, kui ta neid mingis osas piirab. Ja teine on samas selline tunne, et kui me hädas oleme või meil on mingi probleem, et miks riik meid piisavalt ei aita. Kuigi meil on teadagi isegi üsna palju riik toetab abivajajaid ja meditsiinisektor on kõik riiklik ja nii edasi. Ja nüüd see selline teatav pingeväli, et see muutus eriti reljeefseks just seoses koroonakriisiga, kus tekkisid ju väga tugevad hääled, et igasugused piirangud on valed. Küll me ise otsustame ja muidugi vaktsineerimine, see on täielikult vaba otsuse tulemus. Aga samas, kui midagi juhtub, siis on ikkagi see solidaarne süsteem, mis mind peab nagu kaitsma ja päästma. Nii et ühest küljest, ma ka just hiljuti avaldasin nagu artiklis, et me ühest küljest proovime kasutada seda ameerikalikku libertaarset argumenti vabaduste kohta ja samal ajal justkui nõuame sellist põhjamaist või euroopalikku väga tugevat solidaarsüsteemi. Ja minu jaoks on küsimus, et meil on ikka kas üks või teine, aga päris korraga mõlemat on raske tahta. Sellepärast, et tegelikult ju vabadus ja vastutus on omavahel väga selges korrelatsioonis. Et me vastutame nende tegude eest, mis on meie vabad teod, meie vaba tahte tulemus ja järelikult mida rohkem me oma tegudes vabad, seda rohkem peame nende eest ka ise vastust kandma. Et siis me justkui peaksime ka tagajärgedega ise tegelema, mitte kandma neid siis kogu ühiskonnale, et kõik teised vastutavad minu tegude eest. See oli minu selline lähtepunkt, mis mõtlesin, et vääriks arutelu nii filosoofilises plaanis kui ka see, et kas see praktikas on üldse kuidagi lahendata see vastuolu. Väga hea. Ja nüüd ma siis täiendava sissejuhatusena ütlen, et te olete ilmselt paljudest on olnud ka klassiruumis seal õpetaja seisukohal. Te teate, et kõige parem õpetaja on see, kes on nagu nähtamatu. Et ärge võtke siis seda nüüd niimoodi, et mina nüüd küsin küsimusi ja teie vastate. Et see on ikkagi see, et te peaksite omavahel rääkima. Et kui Pärtel midagi ütleb ja Kadri tahab öelda, Pärtel, sa eksid, siis ütlegi nii, et sa eksid ja siin on põhjused X, 2 ja 3. Et see siis võiks olla nagu see, et see peaks olema kuidagi niimoodi, et mina küsin ja siis järjest vastate ja sedasi. Aga siis selleks, et nagu seda käima tõmmata, et siis ma alguses ikkagi küsin võib-olla esimesena Kadri käest seda, et kui sa nüüd kuulasid, Pärtel rääkisin, et ta alustas sellest, et inimene on vaba. Ja siis ta rääkis seal, et kuidagi, et inimene on vaba ja inimese teod on vabad. Ja siis ta rääkis veel vabast tahtest ja niimoodi. Et ma tean, et sa oled filosoofiaga tegelenud, et kas sa võiksid
võib-olla nüüd siis filosoofi perspektiivist lahti seletada esiteks selle, et kui Pärtel räägib sellest, et inimene on vaba, siis mis sa arvad, mida ta mõtleb tegelikult? Ja mida see vaba selles mõttes seal tähendab? Eelkõige eriti veel, kui me räägime sellest, et meil on mingisugused teod, mis on vabad, siis meil on mingisugune vaba tahe, on ju. Et mis sa arvad? Sa tahad kuulajat hulluks ajada, ma saan. Ei. Ma kohtlen kuulajat nagu minuga võrväärselt intelligentset inimest, kes on huvitatud sisukast arutelust, mitte mingisugusest, saad aru, pinnapealsest vestlusest. Ma luban, et ma katsun hästi vähe filosoofiast rääkida, et võib-olla ainult seda, et see vaba tahte teema on tõesti juba mitu tuhat aastat arutelu all olnud, lahendusi ei ole või õigemini neid on 3 põhiliselt välja kujunenud, et meil kas on vaba tahe, siis meil seda ei ole ja siis on veel niisugused kompatibilistid, kes ütlevad, et nagu just nagu on ja ei ole või vähemasti ja filosoofilises kirjanduses sageli ka need vastutuse ja vabaduse asjad on tegelikult lahti seotud, et see, et kui sul ei ole vaba tahet, see tingimata ei tähenda, et sa ei vastuta. Aga ma arvan, et see, millest me täna võiksime rääkida nii-öelda praktilises mõttes, nagu me inimese vabaduse all mõtleme, ongi ütleme siis tema enda otsustest sõltuv tegevus. Aga loomulikult tuleb arvestada seda, et keegi meist ei eksisteeri kusagil üksildasena kuskil kuu peal, vaid me oleme kuhugile sündinud, kellega või koos kasvanud, kusagil hariduse saanud. Ja see kõik on juba põhimõtteliselt piirab ju seda, mis meist oleks võinud saada siis, kui me oleksime kusagil mujal sündinud. Eks ja loomulikult mingisugused füüsikaseadused üldiselt ka ei loeta, et see fakt, et ma ei saa lennata niimoodi käsi lehvitades ei piira tegelikult kuidagi minu vabadusteks. Et jah, kõige üldisemalt öeldes, et midagi, mille eest ma saan vastutada. See on nüüd see, mis on võib-olla huvitav siin ka tervishoiust rääkides, et kuivõrd palju meie tervis on ikkagi meie endi kätes. Et hästi palju ju räägitakse sellest, et näiteks miks mitte suitsetavad inimesed või need, kes alkoholi tarbivad või need, kes on ülekaalulised, miks nad ei või ikkagi rohkem oma tervishoiuteenuse eest maksta või kuidagi ise panustada. Aga tervis on hästi keeruline mõiste ja seda, mis tervises on, Lili oskab rääkida geenidest, mõjutavad seda mõjutab keskkond, seda mõjutab see sotsiaalmajanduslik taust. Ei ole tegelikult väga lihtne öelda, et see oli nüüd ainult ja ainult minu vaba tahe, et ma hakkasin näiteks suitsetama. Sest näiteks see, et mina ei hakanud suitsetama, ma ei ole üldse väga kindel, et see oli minu vaba autonoomne otsus selle kohta. See oli lihtsalt juhuslik kontekstuaalne fakt selle kohta, et minu sõbrad ei suitsetanud, kui ma olin mingisuguses sellises kergelt mõjutatavas eas. Et kui me hakkame neid niisuguseid asju uurima, siis jällegi muutub veidi hägusamaks see mõiste. Ja. Et meil on mingid ühiskondlikud kokkulepped selle kohta, et mis asjad, näiteks kriminaalõiguses või midagi, et me saame öelda, et inimene vastutas selle tee, mitte selle eest. Aga kui filosoofiliselt urgitseda või kõige tervisealaselt uurida, et kas see oli siis nüüd selle enda inimese selline valik jääda haigeks, siis on asi nagu keerulisem. Ma ei ole ikka päris rahul. Mul on tunne, et ikkagi see vabaduse mõiste ja see vabaduse nagu just see eristamine sellisest vabadusest, mida sina mainisid, et näed, me sünnime mingisse keskkonda ja meid ümbritsevad, ütleme mingi sotsiaalne keskkond ja meid ümbritseb mingisugune sükene nagu sotsiaalne keskkond. Ja siis on omakorda ikkagi see nagu vaba tahe kuidagi eriti algelises mõttes. Et minu meelest on ikka need 2 erinevat vabadust ja minu meelest me ei tohiks nüüd selle diskussiooni seas nagu segamini ajada. Et ikkagi nagu ju olles, ma ei tea, et siin on meil suur publik otsustab, eks, et kõik inimesed, kes kannavad musti dressipluuse, peaksid need mustad dressipluusid seljast ära võtma. Et nad moodustavad siukse ringi siia ümber, ütlevad, no nii, keegi ennem koju ei lähe, kui kõik mustad dressipluusid on seljast ära võetud. Siis on nagu tõesti see, eks, et minu niisugune kogukondlik vabadus, sotsiaalses mõttes minu vabadust hakatakse piirama, et öeldakse, et kuule, võta see must dressipluus seljast ära, eks. Aga see, kas ma nüüd sellele reeglile allun, kas ma seda nagu järgin, et see on ju nagu mingi teist laadi otsus, mis käib minu pea sees täpselt nii nagu ütleme, et kui me võrdleme neid piljardikuule, siis seal ei ole mingit vabat tahet, üks kuul läheb vastu kuuli ja järgmine kuul läheb edasi, et seal on nagu see toimimine on nagu ära määratud. Või ma ei tea, Jevgeni, sa ennem olid mures, et ma ajasin liiga teoreetiliseks selle vestluse. Kas sa oled jätkuvalt mures? Ma olen väga mures, jah. Väga hea. See läheb teoreetiliselt küll, aga sa räägid muidugi siin eri tüüpi vabadustest, et kui me võtame nii-öelda Thomas Hobbesi terminoloogia, üks on siuke puht füüsikaline või mehhanistlik vabadus. Et kas jõgi on piiratud kallastega, ta ei saa voolata igale poole, et ta vaba ainult ühes suunas voolama. Ja teine on siis see, mis on ütleme riigikodaniku vabadus,
või kohustused, mis ei suuna mind füüsiliselt, vaid suunab keeldude, käskude ja karistuste kaudu. Et siis ma olen füüsikaliselt olema vaba neile mitte alluma, aga moraalses mõttes ja juriidilises mõttes ma ei ole vaba. Et siis, kui ma mingi teo teen, mis on seaduses tulenev, siis ma vastutan selle eest ilmselt vähemal määral, kuna see ei ole olnud täielikult minu vaba tegu. Nii, väga hea, väga hea. Nii, ja nüüd me jõuame selle vastutuse küsimuse juurde. Eks, et ikkagi seal nendest algsetest sõnavõttudest jäi nagu üles see kiri või üles see mõte, eks, et näed, et siin on meil mingisugune vabadus ja siis need vabad teod, et neile järgneb see vastutus, eks. Ja siis ma tahaks teada, aga miks see nii on? Et miks on nii, et kui ma teen mingi teo vabalt, et siis ma pean selle eest vastutama? Ei, mõnikord vastutad ka selle teo eest, mille tegemiselt sa vaba ei olnud, nagu Kadri õigesti märkis või mille toimumise mille toimumist või tagajärge sa ette ei näinud. Võib ju öelda, et sa oleksid pidanud seda ette nägema, praktiliselt seda inimest ei tee. Aga kui ma saan aru, sa tahad siin filosoofia ringi teha. Meil on 90 minutit aega, ma arvan, me jõuame paljudest asjadest rääkida, aga ma arvan, et võiks nagu alguses olla nagu natukene niimoodi, laeme vundamenti. Mul on 14 aastat viimasest filosoofia seminarist, nii et ma prooviks siiski natuke praktilisemaks minna, kui võib. Sa võid tagasi mind tuua või teisi tuua. Et ega tegelikult see küsimus on ju iseendast liberaalse ühiskonna mudeli üks tuumküsimusi. See, millisel määral on inimesel vabadus toimetada, kust hetkest peale on piirangud legitiimsed. Ja koos sellega siis loomulikult küsimus ka vastutusest. Ja tegelikult teoorias ju on, minu meelest on Pärtel selles artiklis, mida ta ise mainis, mida ma olen lugenud, hea artikkel on, lugege Päevalehest, siis tegelikult seal on ju üldiselt selles osas on teoorias ju palju lihtsam, mis puudutab neid küsimusi, et on õigus inimeste vabadust piirata nendel hetkedel, kui kaitstakse mingit laiemat hüve, ühiskondlikku hüve või kaitstakse teiste inimeste vabadusi. Aga me tegelikult ühiskonnana piirame vabadusi palju rohkem, sealhulgas piirame ka nendel puhkudel, kus tegelikult ei ole küsimuse all mitte avalik hüve, vaid tegelikult me ühiskonnana tahame öelda, et meie ühiskonnana teame paremini, mida konkreetsel indiviidil on parem teha. Sealt samast on näide näiteks turvavööst. Nagu ütleme, et inimene üksinda sõidab autoga, aga miks me sunnime teda turvavööd kandma? Tahab vastutada, olla vaba, sõita ilma turvavööta ennast surnuks. Las sõidab, ei tohi, me ei luba seda teha, me ütleme, et sellest tuleb maksta trahvi. Et ma arvan, et tegelikult see nüüd natukene haakub ka selle küsimusega, mis puudutab siis neid erinevaid riskikäitumise tervisevalikuid ja nii edasi, et millisel määral me olukorras, kus inimene ütleb, et aga mina arvan, et ma ei pea sellisel viisil tegema, ma ei tea, võtame vaktsiiniteemad, ma ei ole veendunud, et nad on head või kasulikud või kaitsevad, eks. Et siis me tegelikult oleme väga paljudes küsimustes ühiskondadena, mitte ainult Eestis, vaid tervikuna võtnud selle rolli, jah, et sina võib-olla ei ole veendunud, meie oleme. Ja me ütleme sulle, et see on. Ja siis on küsimus, et kuhu määrani see on tegelikult õigustatud ja legitiimne minema, sest teisipidi isikuvabadused on ju fundamentaalsed oma olemused ja loomulikult on võimalik see paternalistlik teiste inimeste eest otsustamine ja nende õiguste piiramine viia diktatuursesse absurdi. Või mitte absurdi, vaid diktatuursesse on ju düstoopias, eks, et see on võimalik teha. Et mingitel teemadel me seda peame täiesti normaalseks, et riik otsustab minu eest, kas ma tohin turvavööd kanda või mitte, mingite teiste teemade pole, et oi, kuidas nüüd niimoodi seda ei tohi mingil juhul teha. Jah, ma olen nõus, eks, et mulle autori nimi jääb meelest, läheb mul ära, aga oli üks raamat, üks sükene pealkiri oli Meie, ja see oli ka mingisugune tuleviku ühiskond, mis oli ka sükene, nagu mitmed raamatud pärast seda olid, on ju see Hea uus ilm ja 1984 ja teisedki, et siis seal oli nagu see loogika, et kui on sõiduki liikumiskiirus on 0, siis sõidukiga õnnetust juhtuda ei saa. Et kui inimese valikuvabadused on viidud miinimumini, siis võimalus, et vale valik on selle peale kohe kahanenud. Et siis seal oli selline ideoloogia, siis inimeste valikuid piirati, et nad ei saaks teha valesid valikud. Nii, aga hea küll, Jevgeni, võtame siis nüüd selle turvavöö näite, eks. Et sina tõid selle, kui illustreerimaks seda. Pärtel teiega. Sina edasi, ütleme, et sa tsiteerisid või refereerisid siis Pärtlit, nii väga hea. Aga siis saate kõik vastata, ega see ei ole niisugune kontrollküsimuseks. Et hea küll, et me piirame mõnikord inimeste tegutsemisvabadust selle eesmärgiga, et kõigil oleks hea, aga siis näed, justkui nagu leidub mõned olukorrad, kus me piirame seda
et nagu sellel konkreetsel isikul endal oleks hea, et me piirame tema enda huvi silmas pidades. Me ütleme, et meie teame ja oskame paremini kui sina, kui sina oskad oma elu juhtida, nii. Aga ma ei tea, ma tahaks vastu vaielda. Ma arvan, et see turvavöö ei ole see näide, sellepärast et alates sellest, et turvavööga reisija või turvavööga juht on ju ei lenda esiklaasist välja, ei kahjusta teisi inimesi, siis ju iga inimene alati on ju kellegi laps, kellegi õde, kellegi vanem, kellegi töökaaslane, kellegi sõber. On ju. Eks, et see on ju ka minu huvides, et minu lähedased autos paneksid turvavöö peale, et siis nemad ei saaks viga. Palun. No see on sama argument, miks enesetapud on keelatud mitmes ühiskonnas ja mõnes teises on lubatud, et eks ju, et sa kahjustad selle kaudu ka teisi. Aga seal on see on see üks liberalismi keerulistest küsimustest, et lõpuks seda on võimalik siis jätkata ad infinitum, eks ju, et aga kellelgi on veel kellegi sugulased ja tegelikult on veel inimesed, keda sa ei tunne, kes sinust kõik hoolivad, vaata kuidas nemad veel saavad kahju, kui sinuga midagi juhtub. See on ju suhteliselt moodne või uusaegne seisukoht, et meie keha ja meie elu kuulub meile endale. Ja mis on siis sellise ka võib-olla äärmuslikuma liberalismi alus ja mille pealt siis nii-öelda enesetapp näib justkui moraalselt üldse võimalik või õigustatav, et tegelikult ju traditsioonilises ühiskondades ja ka keskaegses ja varauses kristlikus Euroopas oli see täiesti mõeldamatu kontseptsioon, et sa kuulud ise endale. Et Jumal on sind loonud, eeskätt oled sa siis Jumala looming või nii-öelda kuulud Jumalale, aga sinu kohustused on ühiskonna ees, mitte ainult enda ees. Et sealt ilmselt selline moraalne konflikt ka tekib. Aga mis puudutab seda turvavöö näidet, et siis eks ole ju tegelikult seotud selle meie enda tahte piiramisega, et kogu riik on ju tegelikult kokkulepe meie vabaduste piiramiseks ja mingite kohustuste võtmiseks ja riik on vajalik selleks, et me nendest kohustustest kinni peaksime, et me ei hakkaks nii-öelda teiste arvelt liugu laskma. Ja osaliselt on mingid kohustused, mis me ise tahaksime enda suhtes võtta, aga me ei suuda neid jõustada, sest meie tahe jääb nõrgaks. Näiteks kui me otsustame, et me kasiinosse ei lähe, siis tegelikult ikkagi jalad justkui viivad kasiinosse, siis me laseme omale kasiino keelu panna. Ja võib-olla turvavöö on natuke selles mõttes tõlgendatav, et me kõik teeme kokkulepped, me kanname turvavöid, sest me teame, et me oleme iseloomult nõrgad ja võib-olla mingil väiksemal sõidul ja aeglasemal kiirusel me ei viitsi seda peale panna, aga see ohustab meid. Need on muidugi kaks eraldi küsimust, et üks on see, et näiteks ma ei tea, mingite sõltuvuste või muude asjaolude tõttu inimene ei ole suuteline, ta teab, aga ei ole suuteline. Suitsetamine on ka kindlasti hea näide, eks ju, et ta teab, et suitsetamine on kahjulik, aga ta teeb seda edasi. Ja teine küsimus on selle mitte kinni panduva turvavööga, mis on enamik nendest otsustest, kus inimesed tegelikult valdavalt ei ole väga hästi, ei oska hinnata iseenda huvisid pikas vaates. Alahindavad neid riske. Ma ei tea, võtame pensioni kogumise, eks ju, et noortel inimestel järjest on ju uuringud näitavad, on suhteliselt ükskõik sellest, kuidas pensionisüsteem on üles ehitatud, sellepärast et küll jõuab, eks ju, et seda riski, et pensionieas ollakse vaesuses, siis ollakse veel haiged ja võib-olla peab hooldama lähedasi ja see on üldiselt ikka väga-väga raske, lõpuks peab keegi sulle ehk siis riiki appi tulema. Sellest tulenevalt me tahaksime, et ma ei tea, sa koguksid pensionit et valdav osa inimestest selle süsteemiga nõustub pika hambaga või üldse mitte, nagu ka viimaste aastate poliitilised otsused on näidanud, eks ju. Ja seal ei ole põhjus mitte selles, et nad arvaksid, et see ilmtingimata halb on, aga nad teevad seda ikka, vaid et inimesed tegelikult alahindavad, me kõik alahindame neid riske, mis on kas väikese tõenäosusega või väga kaugele eemal. Ja aga ma tahaksin pöörata selle arutelu sinna sellesse kohta, kus ta korra juba oli, et esmalt korra juba tuli see tervise küsimus on ju, et inimene teeb mingisugused eluvalikuid või teeb mingid tervisevalikuid ja siis justkui on nagu see, et nagu Pärtel vist oma sissejuhatuses ka seda mainis, et ise otsustan, ise teen, aga pärast tahan seda kollektiivset abi on ju. Nii. Teised maksavad. Teised maksavad just, eks ju. Et see, miks ma selle turvavöö näitega nagu rohkem surusin on siis see, et ega selle suitsetamise, selle liigsöömisega või muude nii-öelda, ütleme siis riskantsete eluvalikutega, mis viib mingisuguste terviseprobleemid on ju, on mõnes mõttes samamoodi on ju, eks, et täpselt samamoodi, eks, et see inimene, kes läheb on ju lumelauaga kuskilt hooldamata mäest alla sõitma on ju, et siis ta ei riski ju ainult enda eluga, ta riskib ka selles mõttes kõikide nende teiste inimeste heaoluga, kelle elust ta moodustab olulise osa. On ju. Et selles mõttes, ma tahtsin, kuhu ma jõuda tahtsin oli nagu siis see, et kas need tervise näited ikkagi tõepoolest näitavad seda, kas need tõepoolest on need olukorrad, kus me saame rääkida mingisugusest individuaalsest
valikust või see on ikkagi alati mingis mõttes kollektiivne valik. Kui sa oled otsustanud või kui sa oled valinud või kui sa oled sattunud ühiskonnas elama, no sa ei saa teha valikuid, mis on täiesti teistest sõltumatult. Sa ei saa öelda, et see on ainuke, see on valik, mis mõjutab ainult mind. Ja seetõttu ainult mina vastutan ja seetõttu minge ära, on ju. Ärge trügige või ma ei tea, kuidas teile tundub? No vabaduse võimalused on ju ühiskonna poolt ette määratud. Selles mõttes, et see on loogiline, kui inimene ühiskonnas elab ja 99% meist seda ka teeb üsna suurel määral. Nii et selles mõttes see on ju ilmselge. Ja me ei räägi ju absoluutsest vabadusest siin, et eks ole. Ja ei, seda kindlasti mitte. Loomulikult me räägime nagu sellest, et mis on nagu realistlik. Ja see on ka muutus, see on ka ajaloolisest epohist sõltuv või kultuurilisest kontekstist sõltuv või kõikidest nendest asjadest, mis on nagu mõistlik, mis on need, mis need vabaduse piirid on. Aga tervisest rääkides, ma ei tea, Lili oskab siin öelda, kus me teeme järjest rohkem vähemalt, et kus see tervis võib tulla või kus see haigus võib tulla, et kas võib olla niimoodi, et meie arusaamad ka selles suhtes, et sa võib-olla peaksidki oma ravi ise kinni maksma või võiksid muutuda? No tervises kõik põhineb ikkagi solidaarsusel, et tervete inimeste arvelt makstakse kinni haigete inimeste tervishoiukulud. Et mõeldes ka sellele turvavöö peale, siis osad inimesed kinnitavad turvavöö, sest nad mõistavad seda ohtu ja teised kinnitavad turvavööd sellepärast, et muidu ta saab trahvi. Et ka tervishoius või tervisekäitumises on ikkagi nii, et osad inimesed on võimelised harrastama tervislikku elustiili ja osad inimesed on vähem võimelised neid häid tervisesoovitusi mõistma, neid järgida ja näiteks mida geeniuuringud näitavad, on see, et rasvumisega seotud geenid on pigem geenid, mis on seotud meie ajutööga. Impulsi kontroll, et kas sa suudad magusatele ahvatlustele vastu seista või mitte. Kas see, kui sa avad ühe šokolaaditahvliga, sa sööd sealt pisikese tüki või terve korraga ära, võtad ühe koogitüki või 2 või 3. Et selle suhtes võib tuua siis selle ebavõrdsuse, et me olemegi loodud ebavõrdsetena. Ja siin tulevad mitte mängu ainult geenid, aga ka keskkonnas on ka su vanemate geenid. Ehk siis kogu see geenid ja keskkonna teema läheb hästi segamini, sellepärast et väga raske on seda neid üksteisest eristada. Et sinu vanemate geenid määravad ka pisut, millist keskkonda nad sulle loovad. Ja see lähebki niimoodi järjest edasi põlvkondades, et kuidas me peaksime ühiskonnana vaatlema seda ebavõrdsust ja siis järgmisena mitte ainult need ahvatlused ja arusaamad, et kes saab aru, kui oluline on füüsiline aktiivsus, kapsas, porgand ja kui paljud suudavad siis seda järgida. Ja teine küsimus on, et kui paljud jõuavad seda kinni maksta. Et kuidas mõne söögilaual on alati kanafilee ja sellised tervislikumad toidud ja teise pere ühe söögikorra eelarve on 5 eurot ja siis sinna sisse ei mahu näiteks tervislikum valik. Nii, aga väga hea. Ma tahaks sellel teemal natukene edasi sind suruda. Sest et see seostub natukene ka sellega, mida Jevgeni varasemalt ütles selle kohta, et inimestel on tihti või mitte tihti, vaid inimestel ongi nagu see kehv riskitunnetus ja kehv planeerimisvõimekus pika plaani peal on ju nii. Ja nüüd sina rääkisid täpselt sellest, mida me ka ju põhimõtteliselt teame, et on mingisugused käitumismustrid, mis on ära määratud minu geenide poolt, vähemalt tugevalt suunatud sinna poole, on ju, eks. Ja siis lisaks on ju see, et on minu vanemate geenid, mis mõjutavad minu keskkonda ja niimoodi, on ju. Et kas siis selles olukorras nende kahe, ütleme siis tunnuse või nende omaduse pealt on ju, et meil on mingisugused kognitiivsed võimetused, et me ei näe seda pikka tulevikku või me ei oska seda piisavalt hästi hinnata.
ja siis näed, geenid umbes ütlevad, et ma ei suuda vastu panna sellele kiusatusele onju. Et kas me peaksime siis minema Pärtli juurde tagasi ütlema, et kuule Pärtel, mis sa räägid siin mingisugust vabadusest ja vastutusest? Ma ei ole oma käitumises vaba. Jah, Eesti Vabariigi põhiseadus ütleb mulle mingisuguse asju ja võib-olla poliitikud mulle kuulutavad onju, aga tegelikult onju, mul on siin tead ajus on need impulsid käivad minust sõltumatult, ma teen mingisuguseid valikuid, ma olen mingis keskkonnas, siis ongi, et aga ma ei saa vastutada nende valikute eest, ma ei olnud vaba, eks. Et minu aju tegi seda, mitte mina. Ma võin selle kohta öelda, et kujutame, et hüpotees, et me ei ole absoluutselt, meil ei ole mingit tahtevabadust, et see on nagu tõene, et me oleme kõik mingid sellised keemilised masinad ja kõik on juba tegelikult ette otsustatud. Kui me arvame, et me jõudsime mingile otsusele, siis tegelikult see on tagantjärele refleksioon selle üle, mis meie ajus on juba ära toimunud. Aga sellisel juhul me saame ikkagi vastutuse kontseptsiooni käsitleda kui ühte puht instrumentaalselt, kui ühte sellist sisendit sellesse masinasse, mis suunab meid nii-öelda paremas suunas käituma. Et see on võib-olla selline võimalus, et kuidas me üldse saame vastutuse ideed õigustada olukorras, kus me ei ole tegelikult vabad. Aga nüüd siit edasi liikudes muidugi on see probleem, mis Lili ka välja tõi, et kui me prooviksime mõelda, et kas on võimalik näiteks meditsiinisüsteemis mingit omavastutust sisse viia. Seal on muidugi tohutult praktilisi raskusi, mida Jevgeni võib kindlasti sellest rohkem rääkida. Aga ka puht selline filosoofiline probleem on ju selles, et kui omavastutus peaks suunama halvema tervisekäitumisega inimesi paremini käituma, aga see halvem tervisekäitumine tuleneb sellest, et neil puudub impulsi kontroll, siis järelikult ka see vastutus või võimalik mingit laadi karistus või see, et nad peavad ise maksma enda sellest, et see ei mõjutakski tegelikult nende käitumist, et tagajärg oleks pigem see, et nad on kibestunumad, jäävad ravist ilma ja ühiskondlik kulu on veelgi suurem. Või siis nagu Lili ennem ütles, et nad on oma terviseprobleemide tõttu juba sellised majanduslikud seisus, et neil puudub ka nagu see tegelik võimekus oma elu muuta ja parandada ja teha. Just. Et see on nagu see võib-olla fundamentaalne probleem, mis takistab sellist oma vastutusi. Päris fatalistlikult ei tahaks ka sellele läheneda, et võib-olla on selline lihtne tavamõistuslik mudel võiks olla umbes see, et kui me lihtsustame, et meil on tahtejõud skaalal 0–1, et siis sama, et hoiduda selle šokolaaditahvlist, mõni peab panema 0 tahtejõudu ja teine peab panema 1,0 ja mõni on ju kogu aeg teeb 1,0, aga ikkagi sööb nii palju, et on liiga palju, eks. Nii et ei saa öelda, et nendes kontekstis inimene ei saa mitte midagi teha. Loomulikult ta saab teha ja sellepärast saab ta ka vastutada, aga ma arvan, et on oluline ja mõistlik tõdeda, et need ebavõrdsused nii sotsiaalsed kui ka geneetilised on olemas ja sellest tulenevalt sellel on kahtlemata väga suured piirid ja piirangud sellele, mida siis riik diskrimineerimise mõttes tohib teha ja mis on mõistlik teha. Ega lõpuks, olgem ausad, ega siis mõnele võib tunduda see toreda ideena, et näed, et kui nad suitsetab, et on ju 95% kopsuvähi haigetest on suitsetajad, et las ravivad ennast ise. Siin koroona kontekstis oleme sama asja kuulnud, et kui ei taha siin on ju kinni pidada reeglitest või vaktsineerida, siis ravigu ennast ise. Me ju tegelikult ei kujuta ette, et Eesti ühiskonnas me ütleme kopsuvähi haigele, et tead sõber, et lämbu vaikselt ära seal oma korteris, aga kuna sa loll omal ajal suitsetamist maha jääd, me ju rääkisime sulle, et siis sured nüüd seal rasketes valudes, midagi ei ole teha, see on nüüd sinu enda vastutus, ise kirjutasid sellele alla, eks ju. Et see tegelikult praktiliselt ei ole mõeldav, nii et ei ole mõtet seda argumenti minu meelest edasi väga arutada. Väga hea ja sellel niisugusel tõsisel toonil meil on üks publiku mikrofon kuskil on, eks? Sealt tagant telgist tuleb. Ja, väga hea. Et meil on tõusnud publikus huvi sekkuda, mis on väga hea, sest et me olemegi umbes pool tundi rääkinud ja ma mõtlesin, et see ongi hea aeg anda publikule sõna ja kui saaks mikrofoni siia ette, et siis võib-olla ütlete oma eesnime ja siis oma kommentaari või küsimuse. Nii. Kas on levelid on peal? Ei ole. Pegi puldist pange nupp. Kas on nupp? Okay. Tervist, nimi on Edgar. On üks kiire kommentaar või natuke pikem kommentaar ja kiire küsimus. Kommentaar siis selline, et mulle tundub seda juttu kuulates enda mõtteid kedrates, et see vastutuse ja vabaduse tasakaal tegelikult on rolli ja konteksti põhineks. Et sul on mingisugune mõistlik vastutustase vastavalt sellele, kui palju sa, kui sul on mõistlik vabaduse tase vastavalt sellele, kui palju eest sa vastutada suudad. Et kui sa oled laps, eks ju, sa kasvad suuremaks, muudud adekvaatsemaks, mingi aeg sa võid käsitleda nuga,
mingi aeg sa võid sõita jalgrattaga vastavalt sellele, kuidas sinu adekvaatsus tõuseb, on ju, et sa saad vastutada selle eest, mis sellega kaasneb. Siis mingist tekivad mingisugused abstraktsioonid, eks ju. Et sa teed OÜ, sinu risk abstraheeritakse mingisugusesse juriidilisse kehasse ära, sa justkui vastutad, aga mitte kõige eest, on ju. Ja siis on rollipõhised asjad, eile rääkisime kohtunikega, siin juttu, et kohtunikud mõistavad kohut. Eestis keegi surma ei saa, aga globaalses tasandil inimesed saavad surma, on ju. Keegi pole täiuslik, tapavad vahepeal süütuid inimesi, aga kohtunikke me selle pärast maha ei löö, on ju. Et okei, et see on rollipõhine risk, on ju, see on okei, et nad vahepeal süütuid inimesi tapavad. Aga siit tuleb ka minu küsimus. Kas kuskil keegi kuidagi suudab hinnata seda konteksti rollipõhist mõistlikud vabaduse ja vastutuse tasakaalu? Eks, et ja väike twist ja boonusküsimus peale, arvestades inimkonna mõistlikult arengut, sest et see status quo, mida see ühiskond hoiab, mis see turvavöö näide oli, on ju. See tegelikult pädeb ka selle nii-öelda status quo hoidmisel. Eks, et sul on turvaline, mõistlik, rahulik, aga alati peab olema mingi grupp hulle, kes võib-olla sõidavad ilma turvavööta, aga tänu sellele leiutavad mingi tehnoloogilise innovatsiooni, mille tulemusel turvavööt pole enam vaja näiteks ja nii edasi. Et kuidas seda niimoodi kontekstualiseerida, et tagada inimkonna mõistlik areng, mõistlik toimimine. Jah, sellest piisab vist. Hea kerge ülesanne. Väga hea küsimus. Ma kiirelt võib-olla ütleks, et ma arvan, et sellist inimkonna perspektiivi on võimalik arendadagi ainult väga abstraktselt. Et sealt meil mingeid konkreetseid poliitikasoovitusi ja retsepte ja ma kahtlustan ei tule. Ja, aga need ongi, aga iga ühiskonna tasandil, need ongi poliitilised otsused. Seal ei ole mingit objektiivset tõde selle kohta, et vaata tervis kaalub nüüd 5 palli ja vabadus ilma maskita käia kaalub 4 palli. Et need on need poliitilised otsuste kohad igas riigis ise ja need ongi igas riigis erinevad ja see muudab ka seda status quo'd, eks ole, et kui meil on riigid, kus on vaktsineerimine olnud kohustuslik juba aastakümneid, siis ei tekita enam inimestest küsimusi, et oleks vaja vaktsineerida, eks. Kui me räägime sellel teemal riigis, kus vaktsineerimine on vabatahtlik või ebapopulaarne või seda on seostatud, ütleme eriti seal, ma ei tea, Aasia riikides mõningates kohtades mingisuguste selliste vandenõuteooriatega ja nagu ka siin tegelikult vandenõuteooriatega, et siis on see koht nagu debatid teistsugused just sellepärast, et see ajalooline taust on olnud teistsugune. Et minu arvates me ei peakski kuidagi peitma neid otsuseid mingisuguse sellise üldise õigluse või mingisuguse üldiste väärtuste taha, et need ongi poliitilise otsustamise kohad. See, kus see meie vabaduse piir läheb ja kas need piirangud, mis meil on, millega me oleme nõus, et kas need on meie ühiskonna jaoks aktsepteeritavad ja mingis muus ühiskonnas on need teistsugused. Et see üldine inimkonna arengut ja hüve silmas pidav perspektiiv saab olla ainult väga üldsõnaline. Mina olen vist naiivne loodusteadlane, kes loodab, et need otsused võiksid siiski olla rohkem teaduspõhised. Meil on siin endine minister, kes tegi väga julged otsused, et kaitsta inimesi alkoholisõltuvuse eest. Et võttes arvesse aju arengut, prefrontaalkoore arengut ja mõeldes, millised otsused me oleme ühiskonnana vastu võtnud alkoholi müügipiirangute suhtes alaealistele. Meil ei ole praegu ettekujutav, et meie lapsed saaksid vabalt poest alkoholi osta, sest see on nende vabadus või see on meie vabadus. Me teame, et mida nooremas eas lapsed hakkavad alkoholi proovima, seda suurem on oht, et nad satuvad sellesse sõltuvusse. Seoses prefrontaalkoore arenguga ongi vaja just lastes, ma ei näe seda isegi vabaduste piiramisena, ma näen seda heade terviseharjumuste loomisena. Et kuidas me jõuaksime sinna, et koolipuhvetitest ei ole müügil magusad saiakesed, mis võiksid asendada selle tervisliku tasakaalustatud lõuna, mida nad peaksid igapäevaselt sööma ja millega nad peaksid harjuma. Ja kuidas me tekitame kuni täisealiseks saamiseni just need väga olulised head terviseharjumused, ka füüsiline aktiivsus võiks olla oluliselt suurem koolis. Ja eelmises paneelis me arutasimegi ju sellest, et kool on see üks väheseid kohti, kus meil on võimalus luua hästi võrdne alus kõikidele lastele. Et see, et kas sul on 2 doktorikraadi vanemat, kes suudavad sulle kodus tagada seda kõike võrdluses sellega, kes üksik ema, kes kasvatab lapsi ja alkohoolikust isa on vangis, et tal ei ole neid samu võimalusi. Ja just sellepärast me peaksime kuidagi mõtlema lahti selle, et
kuidas me näeme seda kõike selle aluse loomise ja võrdsemate võimaluste loomise ja siis mingist hetkest hakkab inimene siis ise vastutama, kas on 18 või mis hetk see on, kus ta peaks võtma ise suurema vastutuse, kas ta nüüd peab kinni sellest, mida talle on 12 aastat koolis õpetatud ja kaasa antud või otsustab ikkagi sellest loobuda. Tänapäeval on see populaarne mõiste ju nügimine, et riik ei pea alati väga rangelt keelama ja trahvima, vaid nii-öelda suunama mingite väheke leebemate meetodite abil. Aga ma tahtsin lisada, siin oli alkoholidebatt, et kui tänapäeval keegi tuleks turule sellise suurepärase leiutisega nagu alkohol, viin või ka sigaretid, siis ta ei saaks mitte mingil juhul müügiluba. Et see on jälle selline kultuurirelativistlik probleem, et me oleme harjunud, et meil on õigus ja vabadus alkoholi tarbida või sigarette tarbida, et kõigis ühiskondades see ei ole nii. Ja see on jälle, nii et kõik on selles mõttes suhteline. Ja mul väike poeg ka küsis, et täiesti siiralt, ta ei saa aru, et kuidas on võimalik, et suitsetamine on üldse lubatud. Ta on kuulnud ainult seda juttu, et see on tohutult halb, eks ole. Aga miks see üldse lubatud on? Aga ma tahaks võtta selle küsija küsimuse ja sellele võib-olla natukene vinti peale keerata ja seostada selle ühe mõttekäiguga, mis eile kõlas niimoodi vilksamisi pooleldi, kui laval arutati siis libauudiste ja interneti käitumise sotsiaalmeedias hea ja halva info eristamise asja. Ja siis, sest et siin ka küsija ikkagi ütles, näed, et kui me ütleme, et laps on vähem võimekam otsustama ja valima, me piirame tema vabadust, sest et ta on võimeline väiksemaks vastutuseks, aga siis kunagi inimene areneb, kasvab, võib-olla me saame öelda seda, et tal on mingisugused, ütleme siis, mainitigi ja ütleme osaühingute loomised samamoodi, et nagu mina võtan osa oma varast, panen selle uude juriidilisse isikusse, siis see juriidiline isik teeb mingisuguseid tehinguid ja see vara, mis seal on selleks, et katta neid tehinguid ja vastutada nende tehingute eest. Et siis on ka mingid ressursid oma valikute eest vastutamaks. Et seal eelmises diskussioonis siis seal nagu niimoodi vilksamis natukene pooledi naljaga öeldi, et kui autorooli võib minna ainult need inimesed, kes on läbinud autokoolituse ja teinud riikliku eksami, on ju. Et kuidas on see nii, et sotsiaalmeediasse ja internetti saab igaüks minna, on ju. Et justkui nagu nii. Aga võib-olla tõesti, et paneme need kaks asja kokku ja mõtleme, et aga võib-olla me peaksimegi nagu hoolikamalt mõtlema välja mingisuguseid viise, kuidas nii-öelda kontrollida inimeste, teha kindlaks, vastutuseksamid on ju. Eriline katastroof on see, et kõik võivad ju lapsi saada, eks ole. Just täpselt, eks on ju. Ja valida. Ja just, eks. Et nagu äkki, ma ei tea, äkki võib-olla on nagu see, et üks Ameerika Ühendriikide konstitutsioonilooja John Adams ütles, et tegelikult demokraatlik süsteem töötabki ainult haritud kodanike tingimustes. Ja tema ilmselt ei oleks ette kujutanud, et mitusada aastat üldist vabalt kättesaadavat haridust toob meid sellisesse koht, nagu praegu oleme jõudnud. Aga nagu ma ei tea, korra mõelda niimoodi kastist väljas, et et kas võib-olla muidugi see küsimuse püstitus juba eeldab, et me arvame, et midagi on halvasti ja valesti, on ju, aga et kas võiks olla nagu see, et näete, et meil on siin mingid vabadused, meil on mingisugused vastutus sellel, aga võib-olla, et selle Pärti algne diagnoos oli see, et nad justkui nagu mingis mõttes lahku tulnud, et võib-olla siis olekski viis, et me nagu katsume kuidagi mingisuguse riikliku eksamiga või mingisuguste kontrollimehhanismidega kindlaks teha, Nojah, seda ma ei usu, aga ma arvan, et vabadusvastus on lahku läinud, see pigem ma olen siin nõus Kadriga, et see on igavene selline kontingentne väitlus igas ühiskonnas eraldi erinevatel teemadel, et seal ei ole mingisugust absoluutset tõde. Et muidugi oleks hea, kui need mingid alusprintsiibid oleksid vähemasti ühe ühiskonna raames horisontaalselt kehtiksid nii, ma ei tea, liikluses kui tervishoius kui mitmes teises valdkonnas korraga. Praktiliselt see peaaegu kunagi nii ei ole. Et eks inimühiskond üldiselt see pigem isegi, haritus on ka hea asi, aga tegelikult see liberaalne ühiskonnakorraldus ju eeldab printsiibis alati täisratsionaalset toimijat. Ja me tegelikult ju teame, et me seda keegi ei ole.
et jah, mõni suuremal, mõni vähemal määral on võimeline teatud küsimustes on ju väga ratsionaalselt kaalutlema, otsuseni jõudma ja siis ka selle järgi käituma. Aga valdavalt meil on kõikidel väga palju selliseid teemasid, kus me käitume on ju emotsiooni ajal. Isegi võime teada tagajärgi, aga võtame ikkagi selle riski, eks ju, et noh, et selles mõttes, et inimesed lihtsalt on sellised. Ja selles kontekstis minu meelest see püüda mingit tõe kriteeriume tuvastada on suhteliselt kasutu tegevus. Ja pigem peaks tõesti mõtlema sellele, et nendes küsimustes, kus me tegelikult teame, et inimeste ebavõrdne seis, võtame näiteks selle sama tervisekäitumise, toob kaasa teatud tagajärgi, mis ei puuta ainult inimest ennast, vaid kogu ühiskonda, et nende puhul on ühiskonna vastutus neid samme astuda. Ja ma olen nõus, et tegelikult nagu Pärtel ütles, et eks need nii-öelda pehmed nügimise viisid toimivad alati paremini. Selles kontekstis selle sama turvavöö juurde tagasi tulles, siis valdav osa inimesi hakkas turvavööd ikka kandma sellepärast, et auto hakkas piiksuma. Ega keegi ei karda ju tegelikult on ju trahvi saada, vaid tegelikult ei ole ju võimalik ilma turvavööta enam sõita üheski autos, et see on üks nendest näidetest ja tervisevaldkonnas kahtlemata seesama, et millisel viisil muuta nii-öelda tervislikumad valikud kõige lihtsamaks, eks ju, ma ei tea, poodides, kuidas vältida impulssoste, et kaupmees ei pane ju mitte midagi suures poes juhuslikult, et miks on kommid on kassa ees, on sellepärast, et on tuvastatud ja iga lapsevanem seda loomulikult teab, et sealt ilma kommita lahkuda on peaaegu võimatu, kas skandaaliga või mitte. Ja tegelikult selle küsimuse probleemi lahendamine on ju, see on võimalik, me teame, et see on võimalik. Sellest samast mainitud alkoholireformist, see, et meil on suurtes poodides on alkoholiosakonnad eraldi ja seina taga, see on täpselt on ju selle tõenduspõhine meede selleks, et vähendada impulssoste. Jah, need, kes väga tahavad, need lähevad ja ostavad. Aga seda, et mööda minnes haaran ka pudeli, selle tulemusena vähe. Ja see põhineb tegelikult sellel arusaamal, et meie ühistes huvides ja ka selle konkreetse inimese huvides on tarbida vähem. Ta ehk siis me kõik ei ole selleks alati võimelised ja sellest tulenevalt me püüame luua meetmeid, rakendada mingisuguseid meetmeid, mis tegelikult toovad selle tagajärje siis väiksem alkoholi tarbimise näol siis esile. Jah, see on see valikute arhitektuur, millest need nügijad räägivad, et kuidas sa kujundad seda keskkonda, et millised valikud on hästi meeldivad, tehakse sulle lihtsaks prügi sorteerimine või äraviskamine, eks ole, või sa pead seda kuskilt internetist uurima tükk aega, et kuhu ma oma plekkpurgi viia saan, eks. Et ma proovin ka natuke vastata, mis Mats küsis, et sulle pakkusid välja siis natuke düstoopilise visiooni, et selleks, et ei peaks millegest vastutama, võtame ka vabaduse ära, et näiteks sotsiaalmeediasse juurdepääsu. Seda ma ei öelnud, ma mõtlesin pigem seda, et me lihtsalt nagu me püüame, meil on ju täna ka mitmed ametikohad ja töökohad, kus selleks, et sinna saada, sa pead tõestama mingisugust kvalifikatsiooni, on ju. Et selles mõttes, mida mina lihtsalt nagu õhku viskan on see, eks, et laiendame seda sama mudelit rohkematesse kohtadesse. Siis ma mõtlengi, et see ongi minu jaoks nagu selles mõttes düstoopiline. Väga selgelt meil on kokkulepe, et lennukipiloot, me kontrollime teda väga põhjalikult, et oskab lennukit juhtida, aga see täielikult ei välista riski, et ta sõidab ikkagi vastu mäge, sest ta on psühhopaat. Aga on mingid inimese nii-öelda põhitoimimised ja tegevused ühiskonnas, mis me eeldame, et iga täiskasvanud inimene võib teha, see on nagu näiteks sõnavabadus. Aga miks me eeldame seda? See on pigem ikka demokraatliku süsteemi alusprintsiip, et täisealised kodanikud, et demokraatliku riigi asjad ei ole ekspertasjad, kus on vaja kvalifikatsioone, vaid need on asjad, mis puudutavad me kõiki ja me oleme kõik võimelised langetama parimaid otsuseid. Halvematel päevadel me võime kõik nuriseda selle üle, et tegelikult ei ole, aga poliitikud nurisevad eriti loomulikult pärast halba valimistulemust, aga see on see põhjus, miks meil seal mingit sisenemisbarjääri. Aga selles osas siis, kuna me ei saa neid demokraatlikke põhivabadusi kärpida või ei taha neid kärpida, siis me lihtsalt omistame ka vastava vastutuse, et kui me valime omal halva parlamendi, saame ka kehva valitsuse ja selles mõttes me peame tagajärgedega tegelema. Või siis sõnavabadusega on ju nii, et lõpuks sa võid laimu paragrahvi alusel ikka kohtusse saabuda. Et see on nagu jälle, et need asjad oleks rohkem balansis, vastutus ja vabadus. Nii, kas on publikust veel? Jaa, seal oli veel üks käsi. Kas saame talle mikrofoni, härrasmees seisab püsti? Palun ka ütle oma nimi ja siis oma küsimus. Tere, Eino.
siin varem räägiti sellest, et kuidas siis riik või ametiasutused peaksid mingeid regulatsioone asetama või piiranguid selleks, et või selle tõttu, et inimesed ei tule oma selle vastutusega toime, mis neile vabadusega on antud. Ja ma tahaksin siinkohal veidi rakendada Ivan Iljini seaduse tunnetuse printsiipi vastutuse peale. Ehk siis vastutuse tunnetus, mis siis areneb inimese sellisest enda moraalikäsitlusest ja sellest, et ta põhimõtteliselt ise seab endale need piirangud, need tulevad tema sisemisest tunnetusest. Ja see eeldab ikka seda, et ühiskonnas see moraalikäsitlus oleks enam-vähem ühtne. Et kas siis liberaalse ühiskonna puhul, kuivõrd ta ei eelda sellist ühtset moraalikäsitlust või mingit ühist nii-öelda käitumiskoodeksit, siis peab riik sekkuma nende piirangutega. Väga hea küsimus, võib-olla ma teen otsa lahti, et ma arvan, et see on teie poolt väga õige siin eristada nii-öelda sellist moraali, filosoofilist ja õiguslikku aspekti. Et tegelikult ka liberaalses ühiskonnas me muidugi kujutame ette, et meil on selline ühiskond, kus keegi ei moraliseeri sinu üle. Aga tegelikult see toimub pidevalt. Ja on tõesti mõned tegevused, mille puhul me tunneme, et me ei saa nii-öelda juriidilist vastutust omistada. Aga võib-olla moraalselt nii-öelda kaaskodanikud ikka suhtuvad sinusse halvasti või see hirm, et sind moraalselt nii-öelda tsenseeritakse, paneb sind mingil teisel viisil käituma. Ja võib-olla natuke see tervisekäitumine on ju ka selline, et nagu Jevgeni ju välja tõi, et me ei saa jätta inimest ravita, aga samas me tunneme, et ta oleks võinud ikkagi käituda nii, et ta ei oleks ühiskonnale selliseks koormaks. Et või on olemas näiteks selline spordiala, et inimesed hüppavad sellises wingsuitis nagu Batman ülikorras mäe tipust alla ja nendest väga suur protsent hukkub, siis me ei karista neid selle eest. Me matame nende jäänused, aga me tunneme, et see ei olnud väga mõistlik tegu, võib-olla ka see on mingi moraalne hinnang. Ja ma lisaksin kiiresti seda, et millele ma tahtsin rõhuda on see, et inimene võib-olla kehtestab midagi sarnast enese tsensuurile selles osas, et mitte nagu ühiskond ise laiemalt või mingi kogukond ei moraliseeri temale, vaid ta ise seab endale need piirangud lähtuvalt tema enda sellest moraalikäsitlusest, mis paraku on sarnane ka ülejäänud ühiskonnaga. Nii, aga siin ees oli ka veel üks küsimus, jah? Või oli kommentaar, jah? Et tahtsin lihtsalt võib-olla ühe nüansina natuke relativeerida Kadri väikest viisi kultuurirelativistlikult kõlanud argumenti, et iga ühiskond otsustab ise. Et kindlasti põhiliinis nõus. Aga sisulises plaanis me tegelikult juba natuke liigume selles suunas, et ikkagi hakata otsima neid aluseid, et mille alusel siis üks või teine ühiskond niiviisi otsustab. Ja muidugi ka kui me küsime nii-öelda universaalsete väärtuste kohta ja nii edasi, eks ole, siis me samamoodi ikkagi kogu aeg otsime, et äkki ikkagi on mingisugused alused. Et Lili mainis siin, et tervis äkki on täitsa universaalne väärtus, eks ju. Et võib-olla me selle põhjal võime päris rahuliku südamega seda nügimist vähemasti teostada. Ja teise momendina käisid siit läbi demokraatliku ühiskonna põhiväärtused, sõnavabadus. No me võime ju tegelikult rääkida ka sellise perfektsionistliku liberalismi mõttes, et on mingisugune niisugune nii-öelda isiksus, mida me peame igal juhul kaitsma. Et tõesti näiteks usuvabadus, sõnavabadus, sellised asjad käivad sinna alla, et ei, nende kallale mitte mingil juhul ühiskond ei peaks piirangutega minema. Aga siis on teised asjad. Ühesõnaga, me omistame asjadele erinevaid väärtusi. Ma ei taha kuidagi siin hakata ajama seda debatti teil selles suunas, et kas universalism või relativism. Aga igal juhul minu meelest oleks hästi oluline meeles pidada, et ikkagi selliste nii-öelda me teeme erinevaid väärtusotsustusi ja sellel on hästi-hästi oluline mõju ikkagi ka sellele, kuidas me tajume piiranguid.
sellepärast et praegu selles nii-öelda vaktsineerimisdebatis, mis ju selle elevandina siin toas tegelikult meie kohal kõrgub ja kuhu me veel jõudnud ei ole, on ju väga palju tegelikult küsimus selles, et noh, et kuidas me neid piiranguid hindame, kas iga piirang alati on kohutavalt halb või on mingisugused piirangud, mis eriti palju meid ei vaeva. Tuletaks meelde Andrus Kivirähu viimast juhtkirja, kus ta ütleb, et no mis see süst sulle ära teeb, et tee ära see süst ja ela edasi ja kuula teadlasi ja eksperte, eks ole. Et see ei ole võib-olla sama sorti niisugune nügimine või sama sorti piirang kui mõni teine, mis ütleb sulle, et noh, et midagi, mis läheb sügavalt sinu usu ja isiksusega vastuollu. Et tahaks uurida ka seltskonna kommentaari sellele mõttele. Nii ka palun reaktsioonid Eevale. Kadri, sinu nimi käis läbi. Ja ei muidugi ma ütlengi, et muidugi abstraktsel tasandil on see kõik inimõiguste diskursus ja inimväärikuse kogu see paradigma, see on ju ikkagi see, millel on see universalismi silt väga küljes, aga see just nimelt, kuidas me tajume ja kuidas me ajalooliselt oleme nagu oma ühiskondades rakendanud ja mõistnud neid termineid ja neid piire nagu pidanud õigeks või valeks, see on hästi kontekstitundlik küll. Et ma olen nõus. Minu meelest on ikka individuaalselt rohkem, et või noh, vähemasti ühiskonna korraldamise kontekstis tuleb minu meelest sellest lähtuda. Et noh, minu abikaasale näiteks kiiruspiirangud ei tee midagi, aga minu jaoks on see suhteliselt suur koormav piirang. Inimesed on erinevad, selles mõttes, et noh, lihtsalt nii ongi. Ja selles mõttes me mõlemad saame aru, et nad on legitiimsed, eks, aga üks asi häirib ja teist mitte, et selles mõttes, et aga selle pealt ei tasu nagu, no see ongi see, et kui meil on liberaalne ühiskond just nagu, mille üks põhisisusid on ju see, et neid hea elu, see, milline on üks hea elu, see liberalism sulle seda ette ei kirjuta, vaid ta tagab sulle mingisugused põhivabadused, mille raames igaüks saab siis seda elu elada teisi segamata. Aga sellest ei järeldunud ikkagi, et mingit printsiipe ei ole, eks seesama see vabaduse, võrdsuse, ka solidaarsuse printsiip näiteks, et noh, need on ikkagi olemas. Ja mõnikord tundub, et noh, näiteks nendest piirangutest rääkides ka, et see ongi ju nagu just nagu see vabaduse piiramine, eks ole. Et kuidas et kelle jaoks on kõige olulisem tervis, kelle jaoks on kõige olulisem see, et ta saaks ilma maskita käia või kiiresti autoga sõita, mis iganes. Et noh, need asjad on ju tegelikult meie kõikide jaoks olulised väärtuste keeles, kui me räägime vabadustest. Aga nii, et siin ei ole nagu mingit sellist põhimõttelist vastuolu, et keegi ütleb, et vabadus tuleks kuidagi ära kaotada või võrdsus ära kaotada. Sõnades võivad kõik olla nõus, aga praktikas käitumuslikult ilmselgelt mõned väärtused, kogukondlikud väärtused on osadele inimestele palju tähtsamad kui teiste jaoks. See on sotsioloogiline fakt. Ja see on see, et kuidas, tähendab, mina võin olla suur vabaduse ihaleja, aga ma ei ütle, et võrdsus on tingimata halb, eks. Aga võrdsus ei ole minu jaoks nii oluline. Aga vaidlus tegelikult alati ei käi selle üle, et me tahaks, et võrdsus on täiesti ebaoluline. Võrdsus on hea asi, aga mina küll rohkem maksu ei taha maksta. Et las et sellega tegeletagu, aga mitte minu arvelt, eks. Et selles mõttes, et täiesti reaalne on ju juhtum enamik Eesti valijad. Ma ütleks, et võrdsused, et need väärtused on sageli jagatud Eesti-suguses suhteliselt homogeenses ühiskonnas. Aga see, kuidas me neid järjestame ja kuidas me neid mingitel hetkedel tunnetame, et see mind nüüd häirib, et see on erinev. Aga vabadust ja võrdsust ju, ma arvan, Eesti erakondlikul maastikul väärtustavad kõik, aga jah, et kuhu sa selle täpselt paned, kui nad on omavahel konfliktis ja nad on omavahel konfliktis, eks. Et absoluutne vabadus tähendab seda, et meil on väga suur ebavõrdsus ja kui me hakkame võrdsust suurendama vägisi, siis me hakkame inimeste vabadusi piirama. Et see on see tasakaalupunkti leidmine ja see tasakaalupunkt ongi inimestel erinevas kohas. Ja konflikt tekib ju sellest, et millised nendest õigustest on nii-öelda trumpkaardid, mille üle me nii-öelda enamusena või ühiselt ei saa otsuseid langetada. Et noh, näiteks ütleme tõesti, kui me siin libiseme vaikselt vaktsineerimise juurde, siis et kas on nüüd selline piirang nagu see sama turvavöö kandmine, et mis ütleme, et enamus otsustab, et nüüd kanname kõik turvavööd ja teised peavad ka selle ahistava asjaga leppima. Või on siis tõesti see minu kehaline vabadus mitte süstida on niivõrd tugev trumpkaart, et ükskõik kui suur enamus ei saa mind selleks kohustada. Et see ongi see, et kuhu me selle joone tõmbame. Aga ma nagu Eeva ütleks, et see element on siin ruumis ja mingis mõttes on ju selge see, et selle diskussiooni nagu see vaktsineerimise situatsioon, ma saan aru ikkagi ju Pärtlis seal algse selle ideed nagu tekitas ja see diskussioon nagu tekkiski, et võib-olla selle asemel, et lihtsalt küsida nüüd seda küsimust, et kas see on nii suur trumpkaart, anna siis nüüd vastus ka.
Võta seisukoht, arva midagi. Minu seisukoht on tegelikult sealt artiklist kumab välja, et põhimõtteliselt ma arvan, see ei ole trumpkaart. Et kui on olemas nii-öelda ülekaalukas üldine huvi ja see on nii-öelda, see meede on proportsionaalne, siis võib enamus seda otsustada. Ja see on tegelikult kooskõlas sellega, mida siis ka näiteks Euroopa Inimõiguste Kohus on leidnud, et kui on mingi selline haigus, mille puhul on näiteks nõrgemate kaitsmiseks immuniseerimine, kas siis ainus vahend või kõige efektiivsem vahend või kogukonna immuunsus, et siis on võimalik inimesi kohustada vaktsineerima, aga samas ei ole kuskil riigis mindud selleni, vähemalt mitte demokraatlikus riigis, et see vaktsineerimine oleks nii-öelda jõuga või täiesti sunduslik. Et see on ikkagi jälle see proportsiooni küsimus, et kas seal on siis mingid piirangud või mingid karistused, aga alati jääb tegelikult erandite võimalus ka religioossete kaalutlustel. Et see on selles mõttes ta nagu kaudselt kohustuslik, aga mitte sunduslik. Mis teised ütlevad selle kohta? Mis see küsimus on? Minu küsimus oli vist siis, ütleme, me sõnastame siis selle niimoodi. Kas vaktsineerimine peaks olema kohustus? Kas sinu riik tuleb ja surub sulle? Et kas sinu kehaline vabadus mitte vaktsineerida on trumpkaart, mille sa võid iga hetk välja käia? Kui kaaluda seda trumpkaardi teemat, et siis meil on üks segav faktor veel võrreldes turvaveedega, et valeinfo levitamine, et keegi ei levita valeinfot, et see turvavöö on sulle kahjulik või et lapsed on surnud, sest nad kasutasid turvavööd, on ju, aga vaktsiinidebatis meil on kahjuks mingid jõud, mis tahavad lääneriiki nõrgestada või muul moel levib see valeinfo. Näiteks konkreetselt vigases eesti keeles sotsiaalmeedias levib mingisugune väide, et Eestis on 2 last surnud vaktsiinisüstist ajal, mil Eestis veel ei vaktsineeritud lapsi. Et kui inimesed levitavad sellist infot, siis meil on nagu suurem probleem, et see tekibki mingi võlts trumpkaart, et nad mingist valeinfost arvavad, et vaktsineerimine võiks olla kahjulik ja sellepärast nad tahavad ennast kaitsta. Aga millegipärast keegi, võib-olla keda inimesi nii rumalaks ei peeta, et nad hakkaks nüüd valeinfot levitama, et turvavöö kasutamine on sulle kahjulik. Sellised inimesi on, kes ütlevad, et on juhtumeid, kus turvavöö mitte kasutamine on päästnud inimese elu. Et näiteks nad paiskuvad õigel ajal aknast välja, enne kui auto plahvatab. Ja sellest tulenevalt mõni eirab turvavöö kasutamise reeglit. Nii et inimese ratsionaalne mõistus on võimalik kõiksugu skeeme konstrueerima. Aga see ongi täpselt see, et osad inimesed usuvad lugusid ja teevadki otsuseid lugude põhjal. Ehk üks laps kusagil sai mingi tõsisema kõrvaltoime 100 miljoni pealt või miljoni pealt. Aga teised inimesed usaldavad andmeid ja numbreid ja statistikat. Et kui numbrid näitavad, et vaktsineerimine on kordadest ohutum kui viirus, siis nad langetavad selle andmete põhjal selle otsuse. Mina arvan, et ei peaks olema sunduslik, aga ma arvan, et on täiesti mõeldav et meil on mingid muud kaudsed mehhanismid, mille abil on võimalik siis suunata inimesi. Näiteks kas või seesama, et sa hakkad ise maksma oma testide eest, mida sa pead siis kogu aeg hakkama tegema, et sa ei lähe enam tasuta testima, kui sa oled niimoodi otsustanud. Või siis ka mingisugused töökohad, näiteks jälle meditsiini kontekstis, et kui sa oled niikuinii haavatavate inimeste juures teed tööd, on ju. Et siis on põhjendatud see, et sa ise ei kujuta endast neile ohtu. Aga nagu ütleme, kui me ennist on siin mainitud seda nügimise mõistet ja siin on räägitud valikute arhitektuurist ja niimoodi on ju, et ja ma tean, et Ameerikas on kasutatud igasuguseid väga tugevaid erinevaid positiivseid stiimuleid selleks, et saada inimesi vaktsineerima, on ju. Eks, et see on ka siis kuidagi niimoodi, et kõigile jääb see nende vaba valik.
aga et siis noh, püütakse nagu seda valikut nagu mõjutada mingis suunas, et näed, saad osaleda loteriis või et umbes, et saad tasuta õlle, onju. Et no põhimõtteliselt jah, et noh, nügimise loogika on ju sellest, et inimest alateadlikult või temale teadmata manipuleeritakse temaga. Seal on oma eetilised kaalutlused kahtlemata olemas ja selle tõttu ma arvan, et see baasprintsiip on sellel konkreetsel juhul on see, et ühiskond otsustab, et sõltuvalt sellest, mida inimene arvab, on see nii temale kui kõigile teistele hea, et teda vaktsineeritakse. No siis on edasi juba tehniline küsimus, eks ju, et ma arvan, et keegi meist ei arva, et me peaks süstlaga siin ringi jooksma, aga noh, see ei oleks ka kuigi tõhus. Tõenäoliselt tooks päris palju vastupidist mõju ja tähendust, kuna tõepoolest tervise põhiõiguse taustal on ka erakordselt tugev inimeste omanditunne vist keha suhtes ei ole hea sõna, aga selline tõesti see tunne, et selles osas, mis toimub minu kehaga, et keegi teine ei tohi midagi teha ja öelda, välja arvatud juhul, kui ma sellega nõus olen. Ja ega see on tegelikult ju mõistlik printsiip. Näiteks kui me räägime, ma ei tea, vägistamisest ja sellistest juhtumitest, et ega üldiselt see on täitsa arusaadav, et ta peabki kehtima. Aga ma küll arvan, et ta on ikka selle turvavööga väga sarnane argumendistruktuur, ega seal on täpselt samamoodi, et ega ma pean ütlema, mina ei ole lugenud mingisuguseid võrdlevaid metauuringuid turvavöö tõhususest, et ma usaldan mingit autoriteeti, kes seda ilmselgelt on teinud ja neid lugenud ja sellest tulenevalt kehtestanud reegli, mida ma usaldan. See tundub mulle ka muidugi usutav, peab ütlema, et kui sa seal nagu kinni oled, et siis tõenäoliselt on suurem tõenäosus ellu jääda, eks ju. Aga täpselt samamoodi nagu ma olen arsti juurde ja kui arst ütleb mulle, et vaata nüüd sa pead võtma 6 aega seda rohtu, eks ju, ega ma ausalt öeldes ei lähe, siis ei hakka lugema, vaid ma usaldan, et üldiselt on hea arst, et küllap ta siis mulle ikka soovitab seda, mis ta soovitab. Et see vaktsiinivärk, tõepoolest siin on tekkinud sotsioloogilistel põhjustel erinevad uudsed momendid, mida me varem pole märganud. Näiteks see argument, aga et Eesti inimesed ei usaldagi seal, ma ei tea, teadlasi ja meditsiini ja niimoodi. No kuulge, minu vanaema neelab tablette niimoodi pakkide viisi, eks. Ta ei tea isegi, mis seal karpides tal on, lauaalune on täis neid. Et arst kirjutas jälle uued rohud, võta nüüd neid ka, eks ju. Et mis nüüd siis vaktsiinidega teistmoodi on, täpselt samamoodi kirjutati on ju rohi, aga millegipärast võtta ei tea, helistas mulle, küsis, et kas ta ikka läheb, ei tea, võib-olla peab ootama. Et teiste ravimite puhul ei ole seda teinud. Nii et selles mõttes, aga iseenesest ma arvan printsiibis, et ma ei suuda ka leida iseendast ikkagi muud vastuargumenti sellele, et peale puht praktiliste, et inimesed, kes on tõesti väga veendunud, et see on näiteks neil ohtlik, et me peame aru saama, et need inimesed, kes ei lase ennast vaktsineerida, mõned on sellised, et ma ei viitsi või mind ei huvita, aga päris paljud on siiski sellised, kes põhimõtteliselt keelduvad vaktsineerimist, kuna nad arvavad, et nad teevad sellega endale head. Et siis ei ole mõtet minna neile ütlema, et tegelikult vaadake, te teete endale halba. Nad on täiesti veendunud, et nad teevad endale head. Ja sellest tulenevalt on küsimus, et seda ei ole võimalik, kui seda püüda, siis murdab riikliku jõuga. See tekitab ja on valdavalt tekitanud ka teistes riikides täitsa vastupidiseid siis reaktsioone. Näiteks, et kui on kuskil riigis püütud laste vaktsineerimist muuta kohustuslikuks, et siis on suurenenud näiteks kodusünnituste arv. Et inimesed ei taha siis oma lapsi sinna, kes on veendunud antiväkserid, ei taha oma lapsi meditsiinisüsteemi viia. See on kindlasti ohtlikum kui see, et need lapsed jäävad vaktsineerimata sellel hetkel. Samamoodi ju tegelikult üllataval kombel Ameerika, mis on ju väga vabaduste keskne. Seal on üsna karmid sanktsioonid just nende laste vaktsiinide osas, näiteks isegi koolidesse neid ei lasta. Et selle meetodi rakendamine on ka väga küsitav, sest siis jääb lapse teine põhiõigus ehk õigus haridusele jääb saamata. Et Ameerikas me teamegi, et ongi siis kogukonnad, mis ise ennast ravivad ja ise enda lapsi koolitavad ja on siis ühiskonnast või moodustanud oma miniühiskonnad. Seda me ka kindlasti ei taha. Okei, aga kui me ennist mingis mõttes alguses rääkisime siis sellest, eks, et kui me anname inimestele vabaduse, et mingisuguseid valikuid teha, et siis nende vabadustega siis kaasneb see vastutus, et näed, et hea küll, et sul on see võimalus teha seda tegevust X, aga siis sa pead arvestama nende tagajärgedega Y, on ju, et nüüd me oleme saanud selgeks, mis on siin teie veendumus selles osas, eks, et kuidas peaks vaktsineerima, kuigi Pärtel, ma näen, sul ikkagi ei ole seda käepaela, eks su käepaela. Mul on vaktsiinipass.
ma tulin hommikul nii vara siia Arvamusfestivalile, et käepaelajagajaid veel ei olnud. Okay, jah. Et siis, ma ei tea, mis me siis nagu praktilises mõttes nagu siis teeme, eks, et hea küll, me jätame inimestele või siis noh, ütleme, et me nagu seda sihukest riikliku sunnijõuaparaati nendele kallale ei saada, on ju, jätame neile selle vabaduse, on ju, kuigi me võib-olla püüame neid mõjutada ja suunata selles suunas, on ju. Täpselt nagu see nügimise, ütleme, see olukord ongi, eks, et ju sind püütakse nagu niimoodi, sul on vabadust teha teisiti, aga sind kasutatakse ära neid võtteid sinu nii-öelda vigu psühholoogias, et sind nagu niimoodi sujuvalt suunata sinna poole, eks. Et siis selleks, et sinna jääks see vastutuse element juurde, et noh, mis me siis nagu praktiliselt peaksime tegema. Ma saan aru, et paljud teist võib-olla ei ole konkreetselt valdkonna eksperdid, aga siis me võime kõik arvata. Minu arvates on täiesti kuidagi kasutamata, ma ei tea, kas see on ja sellest peaks mingi kampaania tegema, aga ka see võimalus, et rõhutada ikkagi inimeste nagu solidaarsusele. Et noh, minu arust meil on praegu ka hästi palju seda reklaami, et noh, mine vaktsineeri kohe. Aga tegelikult noh, võib-olla igasugused noored ja keskealised terved inimesed, okei, tõenäoliselt ta sellesse sureb tõesti väga suur ei ole. Aga et miks sa peaksid ainult mõtlema enda peale, eks? Et miks sa ei mõtle siis noh, jälle selle peale, et kas me tahame jälle seda, et me peame hakkama maske siseruumides kandma või kas me tahame jälle seda, et kellegi vanemad ja vanaisad, kes on juba 9 kuud seda ortopeedilist operatsiooni oodanud, et see lükatakse jälle edasi. Või mõtle oma mingisuguse naabripoisi peale, kes saab nüüd lõpuks kooli minna ja siis saab vahetunnis nagu teiste lastega kokku. Aga tee seda selle pärast, mitte iseenda pärast. Ja see on just nimelt mitte heategevus, vaid see ongi see solidaarsuse sisu. Et ma võtan tegelikult mingi riski ka, eks. Kui mingit riski ei oleks, siis on lihtsalt heategevus, et nagu ma annan kellelegi, kes pilli mängib kuskil mingit raha. Aga ja ma olen teadlik, et mul on võib-olla järgmine päev paha olla või palavik, aga ma teen seda teiste pärast. Ma ei tea, minu arvates, ütleme see solidaarsuse mõiste on ju väga laetud ajalooliselt olnud, aga ma kujutan ette, et minu arust praegu ta nagu nooremad generatsioonid seda ei seo enam ehk töölisklassi solidaarsuse ja asjadega, et äkki. Ma võin öelda, olles juhtinud ühte erakonda, mille üheks printsiibiks on solidaarsus, et nii palju, kui Eestis on tehtud poliitsotsioloogilisi uuringuid, siis seda tuleb vältida, seda sõna. Et kui sa inimestele pakud, et raha sulle või suurem hüve ühiskonnas laiemalt, siis neid, kes võtavad selle suurema hüve, neid on vähe. Neid on kahjuks ei ole valimiskünnise jagu. No natuke rohkem, okay. Aga no ühesõnaga, et see on tore küll, aga printsiipe kindlasti võib rääkida ja mingid üksikisikuid see võib-olla mõjutab, aga iseendast ega see ju küsimuse püstitus ju lähtub ju tegelikult sellest, et meil on väga sellise siirdeühiskonnale omaselt väga juurdunud just nimelt selline väga individualistlik lähenemine, mis puudutab minu otsustusvabadust ja sealt see paradoks tuleb, aga teiselt poolt, aga miks peab siis ravijärjekorras seisma, eks ju, et selles mõttes see ongi see, kust teatud selline sõlmpunkt, kust on vaja kas ühele või teisele poole loogiliselt mõeldes üle saada, et kas sinna poole nagu ma ei tea, kui tervishoiusüsteemist rääkis nagu Ameerika Ühendriikides, et olgu, et sinu vastutusega siis võtad laenu, kui on operatsiooni vaja või siis teisele poole, et kui sa tõepoolest tahad, et sul oleks solidaarsem tervishoiusüsteem, siis see tähendab ka seda, et sa pead ise käituma teistmoodi, kas siis maksma rohkem või tervislikumalt elama, eks ju, et seal me selles sõlmpunktis oleme, nii et räägime lihtsalt rohkem solidaarsusest, tõenäoliselt ei ole see lahendus. Ei no ma mõtlesin ikka sellist kampaaniat, kus sinu naabripoiss nügimine, et naabripoiss Taavi rõõmsasti naeratades 2 esihammast puudu läheb, et ma lähen nüüd 1. klassi ja ma saan oma sõpradega vahetunnis mängida, mitte ei pea ekraani vaatama, et ikkagi see alateadvuslik nügimine. Jah, mitte ainult sõnad. See on jah see Jevgenile kommentaariks, et me ju tahtsime saada Põhjamaaks, aga ilma solidaarsuseta. Et mis on tegelikult see Põhjamaadele kõige omasem ühiskondlik juhtprintsiip. Ja see sama solidaarsus, et kui seda kasutatakse, siis tõesti selles ühepoolses mõttes, et riik peab olema minuga solidaarne, aga mitte mina oma kaaskodanikega. Aga muidu toetades seda, mis sa ütled, siis ega see on kahtlemata üks põhjus, miks Põhjamaades on vaktsineerimise protsent on ju eakatel 100 ja kõikidel teistel läheneb kiiresti sellele. Ja me oleme siiski väga selgelt hoopis teistsuguses riikide grupis. Aga võib-olla ma viimase teemana tõstataks korra siis selle, eks, et mida alguses, kui me seda arutelu kavandasime, siis ma vist lubasin sellest rääkida alguses, aga see mul läks meelest ära ja mul tuli uuesti meeldiks, et
et ma kutsuks siis üles teid spekuleerima või siis ka andma oma mingisugust hinnangut sellele küsimusele, et miks see, vabandust, et miks see nii on, eks, et meil on niisugune see lahknevus on nagu tekkinud, eks, et nagu Pärtas just äsja ütlesid, et justkui tahame olla Põhjamaad niimoodi ainult, et ollakse solidaarne minu suhtes, aga mina teiste suhtes ei ole solidaarne. No vabandust, see on ju maru mugav, siin ei ole midagi arutada. Et kui mina kohtun valijate, küsin, kes arvab, et Eestis peaksid olema madalamad maksud? Jaa! Kes arvab, et toetused peaksid olema kõrgemad? Jaa! Ja kui sa küsid, kes arvab, et toetused võiksid olema kõrgemad ja maksud ka kõrgemad? Ei noh, see juba sõltub ja noh nii, eks. Et noh, nii ongi, aga loomulikult, kui sa saad nagu mõlemast võtta parimat cherry pickida, et noh, siis loomulikult see on mõnus, individuaalselt kõige mõnusam koht, kus olla. Et las teised kannavad ju seda vastutuse, seda negatiivset poolt ja mina kasutan oma vabadused maksimaalselt ära. No, selles mõttes on see väga inimlik ja mõistlik käitumisviis, täiesti ratsionaalne muuhulgas, kui seda võimaldatakse teha. Et mõttelooliselt, eks sellel ole ilmselt sügavad ka mingid osaliselt nii-öelda rahvuspsühholoogilised juured või ajaloolised juured, et noh, nii-öelda päris oli see talupoja ja mõisa seos, et mõisaga muidugi ei tuntud mingit solidaarsust, et nii palju kui sealt pigistada sai ja siis sellel köiel rohiseda lasti, et see nagu seda ka ära kasutati ja siis nõukogude ajal taak ka muidugi, kus igasugune solidaarsuse jutt oli ju lihtsalt riiklik ideoloogia selleks, et rahva nii-öelda vabaduste piiramist õigustada. Ja siis, kui nüüd ütleme, unistati siis sellisest Ameerika tüüpi vabadustest, siis sellega tegelikult ei kaasnenud arusaama selle vabadusega kaasnenud nii-öelda autonoomse tegutsemise sfäärist. Ikkagi samal ajal jäädi siis, nagu ma selle alguses sõnastasin, et riik ikkagi kaitseb ja hoiab mind, kui ma siis nii-öelda teen valesid valikuid just. Aga teisipidi, ega siis ei maksa arvata, et me oleme mingisugused veidrad siin Eesti. Ega need samad konfliktid on paljudes teistes ühiskondades. Võtame selle sama Ameerika Ühendriigid, eks, kus on see nii-öelda American Dream ja see, et see lehepoisist seal miljonäriks. Ja tegelikult kõik uuringud näitavad, et American Dream on kõige paremini realiseeritud Rootsis ja Taanis, eks ju, mitte Ameerikas, kus tegelikult põlvkondlik on ju rikkuse ülekandmine ja kontsentratsioon on nii jõhker, et tegelikult vaesest lapsest ei saa peaaegu mitte kunagi miljonäri, ükskõik kui tubli ta on ja kui palju ta pingutab, eks. Aga seesama teatud nii-öelda ajaloolise idee sellest, et mis me tahaksime olla ja see, mis reaalsus on, et ega need konfliktid on igal pool teravad. See on jah väga õige, et seal on see kontrast võib-olla selle vahel veelgi suurem, kuidas tegelikult see sinu sünnimaja postkood on kõige parem ennustaja, kuidas sa tulevikus minema hakkab. Ja samal ajal on siis jutt sellest, et sa oled nagu self-made man. Et self-made man siis küsid, et kui sa oleksid sündinud Ghanas nagu vaese talumehe peres, mitte siis idaranniku sellises keskklassi peres saanud hariduse Harvardis, et kas oleks täpselt samale tulemusele jõudnud oma nagu enese saatuse juhtimisega, siis vastus on kindlasti negatiivne. Nii, meil on veel aega, et publik saab sekkuda ja ma juba näen ühte kätte, kohe tuleb teile ka mikrofon, ma olen kindel. See mikrofon on eelnevalt tehtud puhtaks. Ja siis saate küsida oma küsimuse või esitada oma kommentaari. Tere, Ervin olen. Et mul küsimust ei olegi, aga on kaks sihukest mõtet või kommentaari, et rääkisime ennem prefrontaalkortekstist ja 18 aastast kui nagu vastutusvõimelisest east, et mul on lihtsalt kaks kahtlust. Et esimene on see, et võib-olla meie aju on jäänud sinna nagu savanni aega ja võib-olla oli nagu viga sealt puu otsast alla tulla üldse. Et võib-olla meie kaasaegne ühiskond ja areng on lihtsalt nii kiire, et ainukesed täpsed teadmised meil on nagu tagantjärgi, mis oli õige, mis oli vale. Et kui me nagu proovime luua nagu selliseid õigeid otsuseid või teha nagu õigeid valikuid nii-öelda lihtsamini kättesaadavaks või nügida nendes suunades, et võib-olla see on natukene liiga optimistlik. Ja teine tähelepanek on see, et kuna see ühiskond ja üldse elukorraldus on nii keeruline, et me sisuliselt kõik oleme justkui lapsed, et siis nagu näiteks Hararigi väidab, et meid on juba sisuliselt algoritmide poolt ära häkitud. Et me ise enam ei juhigi tegelikult oma valikuid, vaid neid tehakse meie eest. Või nagu siin juba enne mainiti, et me tegelikult ei käitu ratsionaalselt, et võib-olla natukene, see ei olegi küsimus, see on lihtsalt mõttekohad. Et mis on õige, mis on vale, me tegelikult ei tea olevikus tihtipeale. Ja
koroonaviirus ja vaktsiinid on kindlasti väga-väga värsked asjad. Ja teine asi siis jah see, et võib-olla me ei olegi enam ise kontrollis. Nii et võib-olla see on keegi teine. Aitäh. Nii, aitäh, aga peegeldused paneelist. No puu otsa tagasi ei saa ronida. Aga ütleme niimoodi, et kui me nüüd seda, kui me nüüd siin mõni on, aga kõik ei mahu siiagi. Aga kui me võtaksime selle ettepaneku nagu natukene niimoodi allakäigu jões saab ikka ainult allavoolu minna, on Nietzsche öelnud. Jah, aga mõtleme, on ju kindlasti mingeid asju, mida me saaksime teha selleks, et oma elu selles mõttes lihtsamaks teha, eks, et nagu ma ei tea, kahandada mingisuguseid valikuid või kahandada mingisuguseid võimalusi, et me tekitame seda nii-öelda, et see komplekssus, mis meid muidu ümbritseb, mis teeb otsustamise keeruliseks, mis teeb, võib-olla suurendab seda võimalust, et teeme valesid otsuseid, et siis me ikkagi ütleme, kuulge, me näeme, et me oleme ehitanud süsteemi, mis on meie endi jaoks liiga keeruline. Lihtsustame veidi, loobume mõnest asjast. No too praktiline näide. Ei no ajaloo evolutsiooni jooksul need instinktid, mis meil on, eks ole, need shortcuts, mental shortcuts, need ongi ju see, et sa ei suudagi kalkuleerida, sul ongi vaja kiire otsust teha intuitsiooni põhjal, aga noh, jah, et nüüd kas me nüüd oleme nüüd nii teistmoodi, et need otsused töötavad tegelikult meie vastu. Aga näiteks selle sama, mis puudutab näiteks seda valeinfot ja seda info ülekülluse ja aju õhku lendamist sellega kontekst, see on tõenäoliselt on mingil määral nii. Et me ei oskagi selles olukorras, kus info autoriteetsus on muutunud drastiliselt, selles mõttes, et autoriteedi keskusi on tulnud juurde, sealhulgas siis pseudoautoriteedi keskusi ja nende vahel vahet teha on kasvavalt keeruline, kui sa ei kuluta väga palju aega selleks. Et siis see kahtlemata on olnud ajule kohutavalt koormav ja sellest tulenevalt ka toonud kaasa kindlasti ka erinevaid ühiskondlikke tagajärgi, aga negatiivseid. Aga mis see lahendus on, see on nagu keerulisem küsimus. Et et lülitame midagi välja, tore on, aga mismoodi see praktiliselt võiks toimida, et taastame autoriteetsed uudised. Mismoodi me seda teeme? Ei, seda võib-olla jah mitte, aga ma mõtlen nagu, ma ei tea, et ei no on mingid eluvaldkonnad, kus me nagu aktsepteerime seda näiteks Google Maps on ju, et ta pakub sulle selle hea teekonna ja ta teab, kus sulle meeldib sõita ja kus sa oled harjunud sõitma, kus ei ole ummikut ja see on okei. Hetkel on, aga kui ta hakkab näiteks reklaami järgi sind juhtima, mida ta mõnes kohas juba teeb, et viia sind läbi sealt kuskilt on ju poekesest, siis enam ei ole autoriteet. Või miks, eks ole, see skandaal seal Ameerika valimistega, eks ole, et kui sinu poliitilisi valikuid hakatakse mõjutama, eks ole, mitte seda, kus sa õhtust sööd, vaid just nimelt nagu poliitilisi valikuid, et siis see tundub meile, et see ei ole aktsepteeritav. Aga see, et mulle reklaamid tulevad selle järgi, mida ma eile guugeldasin, sellega ma olen vist juba harjunud. Ja paljud sellest ka võidavad, et ma käisin hiljuti autoretkel ja mulle ausalt olen täielikus vaimustuses Google Mapsist. See, kuidas ta minuti pealt ütleb, kus see ummik algab, kus ta lõpeb, kus on lähim ujumiskoht. Ta teab minust rohkem kui ma ise. Aga üks negatiivne kogemus võib sinu usalduse ka erodeerida selle Google Mapsi suhtes ja põhiküsimus ikkagi ongi see, et kuhu kadus kõik see usaldus. Nii-öelda see sama taandumine siis sellesse tribalismi, et sa usud oma naabrinaist paremini kui siis seda õpetatud eksperti. Ma lisaks võib-olla siia vastusena juurde, et eks see koroonaaeg on ka teadlasi proovile pannud, et reaalselt teadlased vaidlesid pandeemia alguses, kas viirus levib õhu kaudu või mitte. Teadlased pidid prognoosimudeleid looma, mis sõltusid väga tugevalt inimeste käitumise, sest kui numbrid läksid ülesse, inimesed eneseregulatsiooni kaudu ka ju tõmbasid kokku ja ei liigutanud ja ei läinud nii palju avalikus ja need prognoosimudelid kogu aeg ka muutusid, et siin Krista Fischer tahab ka kommenteerida, kes on tegelenud nende prognoosimudelite ja sõnumite andmisega, et jah, natukene selle Lili jutuga haakuvalt tahtsin kommenteerida, et eks siin oli juttu sellest, et see suurem vabadus, see eeldaks nagu paremat haridust, et demokraatia eeldab haridust ja ma ütleks nagu enda mätta otsast, et ta tahab ka sellist nii-öelda statistilist kirjaoskust, et inimene oskaks nagu hinnata mingeid tõenäosusi, et me teame sama vaktsineerimise näide, et kui ma ei vaktsineeri, mul on võimalus nakatuda ja võimalus ka mitte nakatuda. Kui ma vaktsineerin, siis on ka võimalus, ma võib-olla nakatun, võib-olla ei nakatu. 50-50. Et kõikide nende võib-ollate kaudu juurde käivad mingid tõenäosused. Kui ma vaktsineerin, siis võib-olla saan mingi hullu kõrvaltoime.
aga siis üks sündmus on kindel, mida inimesed nagu tunnetavad, et seda nad nüüd hoiavad kontrolli all, et mõned, et kui ma jätan vaktsineerimata, siis kindel on see, et seda hullu kõrvaltoimet ma ei saa. Et ma nüüd kontrollin selle ühe asja ära, et see, mille tõenäosus võib-olla on 1 100 000, aga see on nüüd minu kontrolli all, eks ju, sest kõik teised, et ükskõik mis otsuse ma teen, et ta ei ole päris, et ikka seal on need tõenäosused taga, jah, kui inimene oleks majanduslikult ratsionaalne olend ja suudaks statistiliselt mõelda, siis oleks meie elu väga palju lihtsam ja noh, sellest ju lähtusid 20. sajandi keskpaigas tekkis ju selline uus majandus- ja poliitikateooria, mis lähtus mänguteooriast ja sellisest just inimesest kui ratsionaalsest olendist. Ja noh, on selgunud, et see oli väga vale lähteeeldus, et noh, näiteks see, et kui ma eelistan A-d B-le ja B-d C-le, siis ma pean järelikult eelistama ka A-d C-le, aga see ei pidanud paika. Nii, kas tahtsid veel midagi lisada? Ei, minu. Nii. Ja, siin on Edgar eest. Oli Edgar, eks? Ja. Aga ei, ta tuleb. Ta teeb mikrofoni puhtaks. Siia. Et siis. Ma just mõtlesin korraks, et pakun ühe kommentaari sellele puu otsa tagasi ronimise kommentaarile. Ja et kuidas selle keerulise infokeskkonnaga hakkama saada ja minu jaoks tegelikult üks hästi lihtne lahendus, mis läheb nende mental shortcut'iga kokku, on eelistepõhine andmeagregeerimine. Ehk siis, et noh, kui inimene ei suuda mitte ühte ratsionaalset valikut tegelikult teha, eks ju, ka näiteks hambaharja ostmine on tegelikult täiesti ratsionaalselt võimatu. Sa ei suuda hinnata keskkonna impacti, efektiivsus, noh kõiki asju, on ju. Aga analüütika suudab. Ja kui see analüütika nagu Google Maps või mis iganes teenus seal siis taga on ju, suudab sinu eelistuste põhiselt öelda, et jah, et sina eelistad efektiivsust, keskkonnasäästlikkust, ta annab sinna mingisugused skoorid, mingid indikatsioonid ette ja saad teadlikumalt valida juba sinu eeltöödeldud andmete põhjal, siis see tegelikult teeb seda asja kõik lihtsamaks. Ehk siis põhimõtteliselt tark andmeagregatsioon, mis muudab miljonist muutujast võib-olla 10 või 100 muutujani. Aga kas see eeldab just seda, et sa usaldad seda? Ei, see mitte seda, minu meelest see eeldab seda, et sa käitud oma tegelike eelistuste kohaselt. No, seda küll. Et selles minu tegelik eelistus on olla paremas vormis, kui ma praegu olen ja süüa vähem suhkrut, kui ma praegu seda teen, on ju. Aga noh, ma faktiliselt ju teen täpselt nii palju trenni, kui ma teen ja söön nii palju suhkrut, kui ma söön, on ju. Eks, kui nende põhjal minu elu soovitusi teha, siis noh, seda aru, paremalt see juhatab sind muffini pooleni kohe. Et see on üks asi ja teine asi on siiski see sama andmete usaldus. No võtame vaktsiini teema veel kord, eks. Et no ma mäletan kunagi minu ministriks oleku ajal me hakkasime siis pakkuma tasuta võimalust tüdrukuid HPV vastu, inimpapilloomviiruse vastu vaktsineerida, et kaitsta emakakaelavähi vastu. Üks viimane Euroopa riiki, kes seda tegi. Ja siis no ma mäletan pikki aastaid veel jätkuvasti ja veel pikki aastaid seda diskussiooni, mis mu Facebooki seinal siis toimus selle uudise all, eks ju, nende antiväkseritega mõnusas sellises rütmis. Et noh, nagu Lili ütles, et nad usuvad lugusid, on ju, noh, et kui sa paned seal mingisuguse metauuringu seal, mis näitab, et see on ohut ja niimoodi, aga näed viitega mingile Jaapani blogile, et seal jäi kellelgi jaapanlannal jäi laps jalutuks. Noh, mul on ühel pool metauuring, temal on ju blogi, mille usaldusväärtus, ma ei kujuta ette, kas selline laps üldse on olemas, eks ju, no ja mis temaga juhtus ja miks temaga juhtus. Aga see on temale argument. Ja siis ma ütlesin veel ühe uuringu, see Euroopa Ravimiameti mingisugune, et nad tegid selle eraldi mingi review ja selle tulemused, no jah, no Euroopa Ravimiamet, see on ju Big Pharma poolt ära ostetud. See on Big Pharma poolt ära ostetud, see ei ole lihtsalt usaldusväärne. Nii et täpselt samamoodi, et sul on tegelikult ka seda tüüpi, kui inimesed ei ole suutelised ise sellest informatsioonist aru saama, siis taandub asi lõpuks autoriteedi. Minu jaoks ka on väga suur osa teadusvaldkonnas, millest ma ei ole võimeline aru saama, mul puudub selleks ettevalmistus. Ja kogu küsimus on tegelikult selles, kas ma usaldan seda informatsiooni, mida ma loen, neid järeldusi, mida ma selle pealt loen. No võtame teise tänase aktuaalse teema, kliimamuutused, eks ju. No mitte keegi ei ole ju tegelikult võimeline seda mingi AR6 physical science peatükki läbi lugema, no siin võib-olla keegi on, tõesti käsi, 1000 lehekülge on ju sellest, et mis seal on, eks. Aga noh, mina usaldan seda tööd, mida nad teevad ja sellest tulenevalt ma usaldan ka neid järeldusi.
aga kui sa ütled, need on mingisugused seal nii-öelda ära ostetud, on ju korrumpeerunud suurkorporatsioonid on selle taga, no siis ausalt öeldes ükskõik, mis nad seal kirjutavad, et see ei muuda mitte midagi. Sa võid agregeerida neid ühte ja teistpidi, eks ju, sa võid muuta nii-öelda väljundi väga seeditavaks, aga kui usku sellesse usaldusväärsusesse ei ole, siis see ka ei tööta. Nii, aga võib-olla siis katsuks tõmmata otsad kokku võib-olla veidi positiivsematel nootidel, et ma annaks siis teile kõigile võimaluse teha sükene, kuidas on sükene lõpu väljaütlemine, on ju. Eks, et võtate paari lausega kokku saate ja siis saate öelda publikule, et näete, kui te lähete täna siit koju, võtke see üks mõte endaga kaasa. Et mis see võiks olla või kuidas te tahaksite seda meie vestlust niimoodi kokku suruda? Ühte sloganisse. No mina enda poolt, see küsimus, millega ma tulin ja tegelikult ma aimasin seda vastust ette, et kui me räägime sellest nii-öelda oma vastutusest reaalselt juriidilises või meditsiinilises mõttes, et siis see on nii-öelda praktikas sisuliselt teostamatu. Aga ma arvan, et mis mõte võiks kaasa tuua tõesti on ka see, mida Kadri rõhutas, et seesama solidaarsuse aspekt, et inimesed, kes räägivad oma vabadustest, et nad mõtleksid tegelikult, et mis siis sellega kaasneb või mis koorem mul sellega kaasneb, kui ma seda vabadust loovutada ei taha, et mis ma pean nagu moraalses mõttes enda peale võtma, eeskätt teiste kaitseks, kogukonna kaitseks. Inimesed ütleb, mis asi see kogukond on? Kogukond ongi teised inimesed. Et me oma otsustamisega mõjutame teisi inimesi, oma lähedasi ja kaugemaid ja võõraid ka, kelle suhtes on meil ka mingid kohustused. Ja siis lõpuks iseenda suhtes ja meie enda kaitsmine on ju ka, nagu me siin alustasime, et mõjutab kõiki inimesi meie ümber. Et just see nagu oma peas paremini korda saada see süsteem ja siis võib-olla see mingil määral jõuab ka käitumisse. Mina ütleks lihtsalt filosofeerimise kiituseks, et katsume võtta aega, et nendel võib-olla abstraktsetel teemadel nagu mõtiskleda ja mitte kohe siis intuitiivselt otsustada, kas päh või väkk või et see on õudselt raske. Intuitiivselt otsustada, et jee. Jah, et anname veitsa aega, et aeg on see, mis aitab inimestel ratsionaalsemalt mõelda. Koos mõtlemine on ka hea asi. Ja mis veel aitab ratsionaalselt mõelda on see, et me arutleme nendel teemadel ka siis, kui ei ole mingit tohutut kriisi ja ka kogu asi juba mustvalgeks aetud, eks. Ja pooled on juba valitud, vaid kui meil ongi aega nagu koos veidi mõelda nendel teemadel ja eks see arvamusfestival olegi üks hea näide sellest. Et aitäh kuulamast. No aitäh sellesse kutsesse, sellisesse filosoofilisse vestlusse, et uus huvitav kogemus. Aga ma võib-olla läheks siit ära sõnumiga, et inimesed on loodud erineva võimega analüüsida teadusuuringute tulemusi, ka hinnata, milline info on usaldusväärne, milline ei ole. Ja et me peaksime olema kannatlikud, kaastundlikud ja see on meie kõigi ühine ülesanne, et kõik meie naabrid, koristajad, kolleegid, poetöötajad, kõik suudaksid hinnata vaktsineerimist targaks valikuks. Ja ma arvan, et ma püüan ise lähtuda ja kutsun teisigi üles mõtlema selliselt, et kõik ühiskondlikud vabadused on tegelikult olemas tänu teistele inimestele. Et nad on ainult ühiskondlikus selles ühisruumis üldse võimalikud ja sellest tulenevalt see töötab ka teisipidi. Et kui ühiskondlikult leitakse, et indiviidi vabadust tuleb ühes või teises aspektis piirata, siis seda tasub mõtestada sellises võtmes nüüd vara heidegerlikult, et kõik individualistlik on tegelikult ka ühine ja kõik igas ühises on tegelikult ka individualistlikku, et need ei ole sellised eraldiseisvad mõisted, mis on rangelt eraldi. Ja et kui ma nüüd ei tee seda, mis ma ise tahan, et siis see ilmselgelt on nagu minu isiku vastane. Et vastupidi, et kogukondlikult solidaarne käitumine on ka üksikisiku huvides ju tegelikult.
Ja teise mõtteterana, kui võib, härra moderaator, siis et ehkki paljudel hetkedel kahtlematult frustreerib see inimpsühholoogia põhituum, et me ei ole kunagi lõpuni ratsionaalsed, siis tegelikult on see ilus. Et sellest sünnib ju palju hääd ka, et inimesed käituvad emotsionaalselt ja mitte alati lõpuni läbimõeldult, nii et ei maksa seda nüüd liiga traagiliselt ka võtta, elame veel ja läheb ikka paremaks. Suurepärane, aitäh kuulamast ja head päeva jätku teile. Aitäh.